ütlesid, et me oleme oma pundi poisid või mehed või naised ja me toetame pigem mitte aadetest lähtudes, vaid oma pundist lähtudes inimesi. Ja see võib varjata aateid, lükata need tagaplaanile ja siis esiplaanile tulevad kõiksugused teised, kuid selline tendents, et aateid üldse ei panna midagi tähele, aga valitseb see oma pundi kuulumise refleks. See on laialt levinud teistes erakondades ka. Eelkõige loomulikult Savisaare erakond on parim näide. Aga see on levinud laialt üldse üle ühiskonda. Kuivõrd suur oht on sellised tendentsid üleüldse meie ühiskonnas? Ja konkreetsemalt näiteks ERL-is ja kuidas selle vastu võidelda? Need tendentsid on alati ohtlikud. Nad on kindlasti puha, on nad riigi tasemel, erakonna tasemel, on nad sellele, mis tasemel nad on sellele ohtlikud, on siis ka riik, on erakond. Ja lahendus on siin ainult üks. Lahendus on suhteliselt erakonna karm ja sellega reaktsioon. Nii karmilt ühelegi oma erakonnas uutanud skandaalile, kui meie seda oleme teinud ja reageerinud erakond Eesti ajal. Seda, et keegi on sunnitud sellest skandali tõttu mitte ainult lihtsalt oma vastutavatel kohtadelt või parlamendist, mis on ka suhteliselt aga ka erakonnast tervikuna lahkuma. Sellist asja Eesti poliitikas ei ole. Me oleme ainukene erakond, kes on sellisel kombel selgelt teinud, et me ei mängi jõukskeemide järgi, me lähtume oma aadetest ja põhimõtetest. Me võimegi loomulikult jääda vaidlema, kas seda on piisavalt, kas on tarvis veel nii-öelda vereohvrit. Siin on kindlasti erinevaid arvamusi, võib-olla ka minust erinevaid arvamusi ühes või teises küsimuses. Kuid fakt on see, et see meie reageering on olnud erakordselt tugev. Ja seda pole keegi tahtnud välja ütelda, alles nüüd, kui puhkas siis see viimane Keskerakonna skandaal, mis mitmed sotsioloogid ütlesid välja, kui ma tsiteerin Kivirähki, et IRL-i käitumine selles kriisis, omaenda erakonna kriisis on olnud eeskuju. Kui ise ütelda, vast veel rohkem või vähem rohkem, kui ärme ennast ise ka maha tee. Me ise mööda ilma käime ja räägime, et me oleme nüüd langenud erakonnast, kellel enam aateid ei ole ja kes skandaalidele ei reageeri, siis me tegelikult räägime ikka otse valet. Nii karmilt, vaadake fakte lihtsalt, nii karmilt pole keegi reageerinud läbi kogu Eesti ajal. Ma ei taha ütelda, et me oleme nüüd kohutavalt head ja peaksime teeme iga nurga peal eksimas, vaadake kui vahvad me oleme. Skandaal mõjutas meid ja mõjutas meid jätkuvalt väga negatiivselt. Kuid ma olen uhke, et me oleme suutnud erakonnaga seda teha, mida me teinud oleme. Võib-olla natukene aega, aga me oleme teinud. Ja see on minu meelest hea, sest et selliseid jamasid juhtub ja jääb juhtub. See on kahjuks maailm on selline, inimesed on sellised. Me ei ole mõtet elada mingis idealistlikus loosamannas, aga oluline on see, mida me selle järgi oleme teinud. Ja